Tere tulemast, head nõmmekad ja head külalised, kõik, kes on siis tunnevad, et huvitab neid teema, mis puudutab siis Kadaka puiestee viadukti. Et täna olemegi siin kokku saanud siis selleks, et natukene rääkida sellest, et milline on tänane seis Kadaka puiestee viaduktil ja mida siis linn plaanib sellega ette võtta. Aga enne veel, kui me tutvustame kõik, kes meil siin laua taga on, siis kõigepealt mina olen Lauri Paever, Nõmme linnaosa vanem ja mul on hea meel anda korraks sõna kohe meie abilinnapea Vladimir Svetile, kes soovis ka isiklikult kohal olla ja natukene meie diskussioonis siis kaasa lüüa. Nii et Vladimir, ole lahke. Aitäh! Ma ei tea, kas on kuulda, see on vist eeskätt neile, kes meiega on internetis, tere ka teile. Tulevikus soovitan muidugi kõigile käia ikka koha peal on alati arutelud põnevamad. Ma tegelikult tänan Laurit selle eest, et ta seda koosoleku korraldas. Meil on tegelikult hea meel näha, et huvi on olemas selle projekti vastu. Esmapilgul võib tunduda, et ühe silla rekonstrueerimine on selline justkui hästi tehniline küsimus, selline tavaline kommunaalmajanduslik ülesanne, mida on vaja lahendada lihtsalt seetõttu, et üks viaduk on hakanud vanenema. Meil Tallinnas on kombeks iga 3 aasta tagant tegelikult teha analüüsi kõikidele meie sildadele ja viaduktidele ja lähtuvalt sellest me ka otsustame, milliseid neist, mis järjekorrast tuleb remontida. Aga kuna tänapäeval me püüame iga meie projektiga muuta ka linnaruumi aina mugavamaks erinevatele liiklejatele, eeskätt jalakäijatele, ratturitele, siis küllap ka tegelikult see projekt muudab seda sillal olevat liikumisruumi, muudab seda mugavamaks, muudab seda paremaks loodetavasti. Ja just seetõttu ma arvan, et on väga hea, kui me täna saame rääkida mitte ainult selle silla tehnilistest aspektidest ja seal kandevõimest ja sellest, kui heas seisus on kõik need tugipostid, sellest vajadusel ka Nõmme linnaosa on, ma olen kindel, väga palju saab rääkida, ent ma loodan, et me keskendume ka sellele, mis selle silla peal on, kuidas seal on liikuda ja seetõttu ma loodan, et tuleb selline konstruktiivne ja kõigile huvitav ja kasulik diskussioon, mille tulemusi saame ka arvestada tulevikus selle silla projekteerimise juures. Nii et minu poolt on kõik ja aitäh, et saite tule. Väga kena, aga ma arvan, et ega ei olegi põhjus siin enam otseselt viivitada, et need inimesed, kes on koha peal, et kui sobib, siis teeksime selliselt, et ma annan järgmisena sõna Indrek Gustavusele, kes on siis projekteerija esindaja ja võib-olla kõige rohkem siis läbimõelnud või vähemalt teie oma ajutrustiga olete kõige rohkem läbimõelnud seda, mis selle viaduktiga nüüd siis saama hakkab. Ja kui Indrek on ära rääkinud ja meil on kohe ka siin otse küsimusi, siis palun andke märku ja siis keegi saab anda teile mikrofoni ka, et siis on meil kuulajatele ja vaatajatele ka natuke lihtsam. Aga Indrek, ole hea. Tervist ka minu poolt. Olen Indrek Gustavus, siis olen projekteerija esindaja. Ja kõigepealt siis võib-olla paari sõnaga lähteülesandest, et mis meil nagu ette oli antud. Et ette oligi antud siis Kadaka puiestee viadukti rekonstrueerimine, et eelkõige just selle tõttu, et viadukti kandevõime on sisuliselt ammendunud, see on amortiseerunud, selle kõrguskabarit täna ei ole enam nii suur, seda ei ole vaja seal all, see kergliiklustee, mis sealt läbi läheb, kunagi oli seal raudtee, siis täna sellisel kõrgusel seda suurt kühmu sinna tegelikult vaja ei ole ja kui kõike seda asja nüüd arvesse võttes, siis saigi siin erinevaid lahendusi läbi mõeldud, et sisuliselt oli meil töömahtude piiriks siin algselt siin Kaldatänava ristmikust kuni siis viadukti lõpuni siin üsna süke väike ala. Paraku on alati igasuguste projektidega selline, et kui hakata kuskilt otsast minema, siis võiks lahendada neid jätkuvalt kaugemale ja kuskilt maalt tuleb neid asju vaadata selliselt, et see oleks ka kõik mõistlik, loogiline, tehniliselt kenasti teostatav. Et siin sai kaalutud ka selle viadukti osas siis nii-öelda erinevaid variante, et tuli lahendada kergliiklusteede osa, lähteülesandes oli veel pandud meile ülesandeks lahendada siis viadukti pealt või siis ülevalt Kadaka puiesteelt
allapääs või juurdepääs siis sinna olemasoleva kergliiklustee koridorile. Arvestades ka samal ajal kõike seda, et seal on palju väärtuslikku kõrghaljastust, mida keegi niisama tahtlikult ei taha nagu likvideerida. Ja siis lähtuvalt sellest asusimegi oma meeskonnaga toimetama. Ja siin proovitud sai erinevaid variante ja tänaseks välja valitud lahenduses on siis nagu üldiselt, kui tutvustada, siis on see, et kõrguslikult, kuna seda gabariiti nii palju vaja ei ole, siis me saame täna ära kaotada selle suure kühmu, mis seal on, ja me tuleme oma viadukti konstruktsiooniga sisuliselt 1,7 meetrit allapoole, mis tähendab ka seda, et see Tähetorni poolt linnast väljuv suund siis muutub päris pikas osas palju laugemaks, et jääb ära selline suure pikikaldega lõik, mis talvel tihtipeale võib probleemiks osutuda, eriti libeduse korral. Ja plaaniliselt võib-olla kõige suuremad muudatused, mis siin on toimunud, ongi see, et kui täna oli nii-öelda linnast väljuval suunal 2 sõidurada, siis meie lahendusega on ette nähtud sinna 1 sõidurada ja siin 1 sõidurada läheb Kalda tänava ristmikule, mis siis hakkas seal Tähetorni ristmikust kohe vahetult pärast Tähetorni ristmikut siit kuskilt, siis selles mõttes on tehtud selline lahendus, kuna see pikikalle läheb väiksemaks ja selle järsu tõusu osa läheb lühemaks, siis on tehtud ka 1 sõidurada sinna linna ja samas on ikkagi tagatud lõpuks vahetult enne siis Kalda tänavat on eraldi parempöörderada, et need parempöörajad ei takistaks siis otseliikujaid. Linna siseneval suunal oli täna seal 2 sõidurada, millest siis 1 keeras siia Kadaka puieste 112 kinnistu poole ja 1 läks siis otse linna poole, siis täna on tehtud niimoodi, et viadukti peal on alles jäetud 1 sõidurada linna poole ja 2 siis linnast välja ja 1 sõiduraja arvelt sisuliselt on võimalik tekitada kergliiklejatele piisavalt lai koridor ja see pöörderada paremale siia arendusala poole on siiski alles jäetud, kuid see on ikkagi tehtud oluliselt lühemaks. Kõike seda siis arvestades on kergliiklejatele siis ette nähtud selline 5,5 meetri laiune koridor siit Kalda tänava ristmikust siis kuni Tähetorni ristmikuni ja selles 5,5 meetri laiuses koridoris on siis ette nähtud selline jaotus, et jalakäijatele on 2 meetrit ruumi, jalgratturitele on 2,5 meetrit ruumi 2-suunalise liikluse jaoks ja siis 1 meeter jääb siis selline nii-öelda ohutusalaks, mis siis, kus pannakse valgustusmastid, tähistatakse teistmoodi kattega seda, et tekiks visuaalselt selline eraldatud linnaruum. Ja samuti oleme lahendanud ära ka selle allapääsu siis kergliiklusteele siit ühendusena, et on tekitatud ühendus Kanarpiku tänavale ja samuti on siit tehtud ühendus siis kergliiklejatele siia alla tee peale. Ja siin on arvestatud ikkagi ka seda, et säiliks võimalikult palju kõrghaljastust, teede pikikalded oleks normidele ja nõuetele vastavad ja samamoodi arvestaks nii-öelda kõiki aspekte võimalikult palju. Kaaluti ka varianti, kus teha seda ristlõiget selliselt, et on kõnnitee 2 pool. Paraku tekib selline olukord, kus kui teha 2 poole kitsas olukord, siis ta on selline pigem hädalahendus, kus kõikidel on midagi tehtud, aga kellelgi pole nagu väga häid tingimusi. Ja kui laiendada nii-öelda kogu seda asja veel teisele poole, siis paratamatult selle nõlva ümberkujundamisega läheks sealt nõlvalt päris palju olemasolevaid puid maha, mida meie hinnangul nagu ei ole väga mõistlik teha siin, et iga nii-öelda alles hoitud puu on kindlasti väärtuslik. Kokkuvõttes viadukti enda osas on võib-olla kõige suurem muutus see, et see ava läheb seal oluliselt lühemaks, tuleb madalamaks, samas on variantidena läbi kaalutud erinevaid võimalusi, kuidas teha.
lõppkokkuvõttes on tehtud siia selline integraalsild, kus et oleks tagatud avarus, väikeloomade läbipääs, sest torutunnelitest, kui teha siia mingi tüüpiline suusatunnel torutunneli näol, siis sealt see liikumine kindlasti ei ole nii soositud ei metsloomadele ega ka nii-öelda tervisesportlastele, kes seda vaatavad või kasutavad. Ja suusarada on toodud natukene kergliiklejatele lähemale, et tagada üheavaline läbipääs sealt, et ei peaks tegema 2 eraldi ava, millega saab jälle tekitada sellise olukorra, et see viadukt ise avapikkus avasid on vähem ja kokkuvõttes rajatis on veidi lühem. Ja ega laias laastus projekteerimise seisukoha pealt veel nii palju, et Kalda tänava ristmik on tulevikus plaanis ehitada ümber FOR-ristmikuks. Meie projektiga siin plaaniliselt sellega oleme arvestanud selle perspektiiviga ja kiiruspiirangu mõttes, kuna tänane lõik on sisuliselt ilma kiiruspiiranguta, ehk siis kehtib asulas liikumise kiirus Kalda tänavast siis linnast väljapoole, mis on siis siiapoole, siin on täna 40, Tähetorni ristmikust kesklinna poole on samuti 40, siis oli ka meie ettepanek siin samamoodi ühtlustada kogu seda kiirust selliselt, et oleks asi sujuv ja ühtlane. Selle tagamiseks ka, et see keskkond ka visuaalselt natukene toetaks seda, siis oleme teinud siin otsesõitmise, enne kui see Kalda tänava parempöörde rada tekib, siis oleme ikkagi visuaalselt viinud selle sirge nihkesse selliselt, et ei tekiks niisugust sirget lennuvälja tunnet ja tekiks visuaalne takistus ikkagi, mis töötab ka liiklust rahustava meetmena. Et üldiselt projektlahenduse osa koha pealt midagi täiendavalt siin lisada praegu ei oskagi, et tänan sõna Laurile. Ja Indrek, kui tohib, ma küsiks kohe sellised lihtsamad küsimused, kui sa peaksid oma sõnadega lihtsalt paar sellist bulletit välja tooma, et mis siis muutub ja mis muutub paremaks võrreldes tänase seisuga, ütleme siis tavalisele kasutajale, kohalikule elanikule? Kõige olulisemaks muutuseks on kindlasti kergliiklejate olukorra parandamine, et on tekitatud eraldi alad nii-öelda jalgratturitele ja jalakäijatele, mis arvestab ka hilisemat perspektiivi, eelkõige just siit Tähetorni ristmikust kesklinna poole, mis on täna veel lahendamata, mis tõttu on ka see siia ühele poole projekteeritud selliselt piisava laiusega, et see võimaldaks hiljem tulevikus ühendada siis kergliiklusteega Tähetorni ja olemasoleva lõigu Trummitänava vaheline osa, mis on puudu. Samuti jalakäijate osas paranebki nii-öelda juurdepääs kergliiklejatele, kergliiklusteele, mis täna on sisuliselt tegelikult pinnasrajad, mis oma kalletelt kuidagi ei vasta mingisugustele nõuetele ja kindlasti eakamatel inimestel on seda seal pigem keeruline kasutada. Liikluse mõttes loodetavasti on see liiklust rahustav olukord Pikikalde osas muutub asi paremaks, järsud kalded vähenevad, järsukaldega lõigud pikkused vähenevad. Et need oleks sellised üldised punktid, mida võiks välja tuua ja samas puude likvideerimine on ikkagi pigem marginaalne, siin on selles mõttes trassiga arvestatud nii palju kui võimalik. Väga hea, aitäh sulle. Aga ma küsiski nüüd kohalolijate käest, et kas kellelgi on juba mõni küsimus, mõni mõtte ettepanek, mis nii-öelda hinge kraavib. Aga kuna meil on, täpselt nüüd on see assistent kadunud, siis ma toon sulle oma mikri. Jaa. Nii, minu küsimus on see, et jah, me teame, et autod on saatanast, aga kui nüüd vaadata seda viadukti, siis ma näen, et neid sõiduradasid jääb vähemaks. Kas on tehtud analüüs ka sellest viadukti läbilaskevõimest enne ja peale rekonstrueerimist?
Et mu küsimus on tingitud sellest, et samuti ummikutes tekkiv siis saaste on samuti saatanast, mida autod tekitavad. Et kas on sellist analüüsi ka tehtud? Et kas läbilaskevõime selle võrra siis ka muutub mingil kombel? Sisuliselt, kõigepealt tänan küsimuse eest, et sisuliselt tegelikult ei muutu selles mõttes, et täna on olukord selline, kus ju viadukti peal on 4 sõidurada, millest äärmised on parempöörderajad, millest üks läheb Kalda tänavale, teine läheb siia Kadaka puiestee 112 kinnistu poole, kus täna tegelikult mitte midagi ei ole. Et selles mõttes seda küll kasutatakse otseliikumiseks pigem vähe, sest et see ongi Kalda tänava ristmikust kuni siia Kadaka puiestee 112 mahasõiduni. Et kõik need, kes ikkagi otse tahavad liiguvad täna ka ikkagi valdavalt ühel sõidurajal ja samamoodi linnast väljuval suunal, et need, kes sõidavad otse, nendele jääb see üks rada samamoodi. Ehk siis, kui ma nüüd õigesti aru saan, siis projekteerijana teie seal probleeme ei näinud või sellist ummikuohu kasvu ei täheldanud? Jah, seda mitte. Okei. Kas meil on veel küsimus? Jah. Ma annan tagumisele härra kõigepealt, kui soovib. Ja. Tere, mina Enn Vesilõik ja Nõmme tee seltsist mind siia saadeti. Esimene küsimus on, et kui nüüd Pärnu poolt tulles see Kalda tänava ristmik, kuidas see vasakpööre lahendatud on? See ja teine küsimus, kas on ka mõeldud sellele, et kuidas nii kauaks liiklus ümber suunata või pannakse lihtsalt liiklus kinni, teades, et seal on väga suur liikluskoormus. Need 2 küsimust. Tänan. Vasakpöörde osas, kuna Kalda tänava ristmikule tuleb FOR ristmik perspektiivis, siis see kindlasti lahendatakse siin FOR-i programmiga ja kuna on täna üks sõidurada linna poole, siis ega põhimõtteliselt ongi variant otsesuund ja vasakpööre üheaegselt ja täna olukord, kus seda FOR-ristmikut veel ei rajata, siis tegelikkuses on sarnane olukord, nagu ta täna on seal. Et selles osas nagu praegu meie projektiga seda osa ei muudeta siin, sest et Kalda tänava ristmikust Pärnu poole tänavamaa laiust lihtsalt selleks ei ole, et siia midagi täiendavalt ära mahutada. Ja teine asi, mis puudutab seda liiklus ümbersuunamist või kinnipanekut, siis sellega nii-öelda detailselt ei ole veel täna tegeletud, aga kindlasti lahendatakse see järgmises projektistaadiumis ära. Kui tohib võib-olla lisada, et tavaliselt kui projekteerija ütleb, et seda lahendatakse järgmises projekteerimise staadiumis ära, see tähendab seda, et tegelikult meil projekteerimise ja ehituse hanke tehakse eraldi seisvalt ja see tähendab, et ehitama seda hakkab mitte projekteerija õnneks või kahjuks, aga mingi omaette firma, mis leitakse siis hanke raames ja siis, kui see firma on leitud ja kui leping on sõlmitud, kui koostatud graafik, siis tegelikult linnaosavalitsus juba jagab seda teavet kohalikele inimestele, kuidas hakkab olema liikluskorraldus ja me alati püüame seda teha nii, et võimalikult vähe halvustaks liiklust, aga me räägime sisuliselt uue silla ehitamisest, et ilmselt mõnda aega on seal liiklus nagu takistatud, küll me suudame koos Transpordiameti ja linnaosavalitsusega leida sellist liikluskorralduslahendust, mis ajutiselt võimaldab kuidagi inimestel ka ilma selle viaduktita hakkama saada ja loodame, et siis muidugi kohalikud inimesed suhtuvad mõistvalt nendesse piirangutesse, mis on vajalikud, millised need hakkavad olema, jällegi see selgub peale seda, kui on leitud ehitaja, loodame, et selleks ajaks, kui meil hanked on läbiviimisel, ehituse hinnad on jõutud mingi juba stabiilse tasemeni. Ja, nii. Mina olen siis, võiks öelda, et 40+ aastat. See sild on minu jaoks teine kodu olnud, et kuna ma elan seal Kanarpiku tänava otsas,
praktiliselt silla all, et siis kui vahest keegi küsib, et kus ma elan, siis ma ütlen, et ma elan seal silla all, et aga mul tekkisid siin päris mitu küsimust, et ma pean esiteks tunnistama, et ma sain selle projektiga tutvuda alles paar tundi tagasi, kuna minule millegipärast Kanarpiku tänava elanikuna seda infot ei saadetud, et sillaga midagi hakatakse tegema ja minu käest mingisugust arvamust varasemalt ei küsitud, et ma juhuslikult Nõmme lehest eile lugesin, et täna toimub see arutelu ja täna vaatasin seda projekti nagu lähemalt korra ja siis tekkisid küsimused, aga kõigepealt ma küsiks selle eelküsija ikkagi küsimuse uuesti korra üle, et ma vaatan, et sinna vasakule lillasse alasse, mis on sealt altpoolt tulev, kus täna 40+ aastat pole mitte midagi toimunud, seal ei ole ühtegi maja, seal ei ole ühtegi asutust, et sinna on planeeritud nagu vasakpöörde tegemise koht, aga siis Pääsküla poolt või siis Pärnu poolt tulles siis vasakule sinna alla ladude juurde, kus tegelikult on täna päris palju uusarendust ja seal on hästi palju uusi maju ja täna on seal liiklus ikkagi vägagi suuremahuline, et sinna pole seda vasakpöörde rada nagu planeeritud, et minu seisukohast tekib sinna ikka kohe kindlasti ummik, et natuke minu jaoks arusaamatu, miks on sinna Tühermaale planeeritud vasakpööre, aga siis sinna, kus on elu, siis seal vasakpööret ei ole. Et täna seal on siis linna suunas 2 rada, ehk siis vasakpöörde tegija ei takista paremalt möödaminejat. Just. Et see on mu esimene küsimus. Kas ma saan õigesti aru, et seda piirkonda? Ei, sinna Kalda tänavale pööre. Okei, siit. Seesama just, et sealt on täna ikkagi kaks rida, vasakpööre on olemas seal täna. Et need, selles mõttes, et need, kes keeravad vasakule, nendest on võimalik siit mööda vaikselt põigata. Täna see elu on reaalselt selline, et vasakpöörde tegijad on siis vasakus pooles ja paremalt saab mööda, aga buss saab mööda sealt. See ongi selles mõttes, siin tuleb vaadata seda 2 projekti ikkagi koos, et foorristmiku lahendamine pluss siis selle viadukti rekonstrueerimine, et kuna need on ikkagi nii palju tihedalt seotud, siis kui tehakse siia foorristmiku variant, kus siis ongi vasakpööre ja otseliikumine on koos, siis need selles mõttes ei takista teineteist, et linnast väljuv suund peab sellel ajal olema igal juhul seisev, sest et muidu ei saa seda vasakpööret siit teha ja selles mõttes on see osa ikkagi lahendatud selliselt. Et kas ma saan õigesti aru, et see tulevikus on siis ikkagi plaanis või? Foorristmik? Jah, foorristmik vasakpöördega. Ma arvan, et vasakpööred siia ära ei mahuta. Selles mõttes, et... Aga kui see täna on, siis kuidas seda ära ei mahuta? Jaa, aga see tuleb täna selles mõttes, et siis ei ole võimalik siia rajada seda kergliiklustee osa. No sinna me ka jõuame kohe selles mõttes, et ma tahaks aru saada, kus see kergliiklustee nagu hakkab ja kuhu see lõppeb, et see on võib-olla linnaosa vanemale natukene küsimus, et esiteks sealt alt Tähetorni poolt tulles ma saan aru, et seal täna ei ole midagi, on ju, et mis perspektiivis on plaanis see sealt nagu edasi viia kuhugi, on selle kohta mingit infot või mitte, et täna on seal täiesti teed end selles mõttes, et seal ei saa kuhugi sealt minna, et... Täna seda tõesti ei ole jah, et selles mõttes, aga meie ei saa ka vaadata enda projekti nii-öelda, et täna seal ei ole, aga kuna meil ei ole teada, millal see tuleb, võib-olla see tuleb 2 aasta pärast, võib-olla tuleb 5 aasta pärast, kui meie nüüd projektlahendus valmis ehitatakse siis, ja meie seda siia ette ei näe, seda valmidust, siis tekib küsimus jälle sealt järgmise kord, et aga miks seda varem siin ette ei nähtud, et seda päris ei saa niimoodi üheselt vaadata, et ta täna kuhugi ei lähe, jah, ta täna tõesti ei lähe, aga valmidus on olemas, et tekiks ühtne tervik edasi minev linnas, kesklinna suunas Trummi tänavast edasi oleva kergliiklusteega. Okei, sellest perspektiivist ma saan aru, aga kui me nüüd seda teist otsa vaatame, siis sealpool on Kadaka puiestee ja Kadaka puiestee on olevalt väga kitsas ja seda laiemaks ajada ei saa. Et minu küsimus on see, et miks see kollane jalgrattatee osa peab olema nii pikalt, nii lai, et sealt ütleme sealt, kus ta lõppeb, see kollane osa, siis sealt samamoodi mitte kuhugi edasi mingit perspektiivi ei ole, et sama hästi võiks see kollane jalgrattatee ju lõppeda ära sealt, kus tuleb see allaminek sinna kergliiklustee peale ja sealt oleks võimalus rajada sinna see vasakpööre.
minu jaoks arusaamatu. See on tõepoolest oluline, sest kui vasakpööraja, kes Pärnu poolt tuleb, ootab sinna vasakpööret, ta korjab enda taha ka kõik need, kes tahavad otse sõita, siis tegelikult tekib seal ummik ja kui see vasakpööraja ootab vastutulijate järgi, et millal seal tekib vahe, et saaks siis vasakpöörde teha, siis see ummik läheb seal tegelikult väga pikaks ja heitgaasid, mis seal tekivad, see on kitsas tänav, majad on ääres, see on tõepoolest saatanast. Seda ei lahenda ka tulevikus lubatav fooristmik, et kui on üks sõidurada, siis ei aita midagi. jah, ei selles mõttes nõus, et kui see rada siin selles mõttes ära jääb, siis see pikeneb see ootaeg kindlasti nendel, kui seni kuni seda fooriristmikut ei ole, siis vasakpöörad peavad läbi laskma linnast väljuva suuna. Siis kui see fooriristmik on, siis jah, saab kasutada üheaegselt ühte seda sama rohelist takti nii-öelda, et teha see vasakpööre ja see takistus on küll, loomulikult otseliikuvale on mingisugune takistus, samas on see piisavalt, see on ikkagi palju väiksem kui siis, kui ta täna on, kui keegi sõidab linnast välja suunal. See nüüd kustmaalt seda kergliiklusteed peaks siis kokku viima, ära lõpetama, seda on siin erinevas võtmes katsetatud, siin loomulikult taheti seda kergliiklusteed veel pikemalt teha, et samamoodi linnast välja, et tõstaks need müraseinad, asjad kõik ümber. Seda päris niimoodi ei saa vaadata üks ühele, et kus me nüüd selle piiri tõmbame, et kas me tekitame siia mingisuguseid jõnkse, mis ei vasta 30 kiirusele, 40 kiirusele sõiduradade mõttes, selleks, et takistada või tagada 1-2 auto jagu seda vasakpöörde rada siia. Ütleme niimoodi, et nõuete kohast vasakpöörde rada sinna tekitada ei ole ühegi variandiga võimalik. Samamoodi on see täna, et tegelikult vasakpöörde rada kui siuke sinna selles mõttes normide kohase pikkuse ja parameetrite järgi ära ei mahu. Siis teil on kodutöö tegemata selles mõttes, et kui te näeksite, palju sealt täna neid autosid liigub ja palju see voor on hommikul, mis tuleb sealt Pärnu poolt üle Kadaka puieste ja kui need 2-3 autot hakkavad seda vasakpööret tegema ja kogu seda liiklust kinni hoiavad, siis mis rohelisest mõtlemisest me siin räägime, et minu jaoks arusaamatu. Jah, aga me võtame selles mõttes kindlasti need märkmed või märkused täna siit tähelepanekud kaasa ja arutame need kindlasti täiendavalt läbi, et mis variandid meil siis on seda teha, et kas ja kuidas seda saaks paremaks teha. Ma ei anna mikrofoni veel ära. Ma tahaks selle kergliiklustee peale ka küsida natuke selle kohta ka, et esmapilgult see mis veab ühesõnaga sealt viadukti pealt alla tuleb, siis läheb sinna terviseraja peale. Et kuna see läheb mul praktiliselt minu ja naabrite nagu akna eest mööda, siis kuna ma joonist nii hästi lugeda ei oska, siis ma nendest mastaapidest ei saa aru, et kui kõrgele ta täna tasapinnast tuleb, mis materjalist ta tuleb, miks ta peab olema nii käänuline ja miks ta peab sõitma sinna, ütleme, sinna alasse sisse, kus on täna puud, et miks ta ei või kuidagi nagu tulla selle viaduktiga siis või Kadaka puiesteega nagu paralleelselt, et miks seda suurt jõnksu sinna vaja on, et ma saan aru, et seal on tahetud vist seda, et Kanarbiku tänava inimesed, kus on 7 maja, saaksid sealt pealt ka nagu tulla sinna tee peale, aga ma päris hästi ei saa sellest aru. Selle kohta on kõige lihtsam vastata selliselt, et kergliiklusteedel on nõuetekohased või normidega piiratud pikikalded. Ehk siis kui me tuleksime siit otse paralleelselt alla, nii nagu ta täna sealt inimesed käivad, kus see Kelgumägi on, siis see kaldeprotsent lihtsalt ei vasta mitte kuidagi mingisugustele nõuetele, et kui kergliiklejatel maksimaalne kaldeprotsent on 6%, ehk siis 6 senti 1 meetri kohta on tõusumuutus või kaldemuutus, kõrguse muutus siis kui me tuleksime siit otse alla, siis see on circa 15%. Ehk siis, ja kuna see on planeeritud sealt ikkagi asfaltkattega, siis lihtsalt see on igat pidi libe, see ei ole eakatele inimestele jõukohane
ja selle tõttu, et saada kõrguste vahet, mida suurem on kõrguste vahe, seda suurem peab olema teekond, et see oleks nõuete kohane. Ja samamoodi tagada siis Kanarviku tänava ühendus. Okei, ma saan aru, et see tuleb siis liivakillustiku padja peale asfaltkattega. Okei, ja piirdet juurde? Jah, piirded on ette nähtud ikkagi siin nõlvade juures, sinna, kus on vaja, et sinna nõlvapoolsele serva nii-öelda seia poole piirdeid ette nähtud ei ole, et see ei ole nüüd piiritletud kogu lõigus. Okei, et täies ulatuses piirdeid ei tule? Ei ole, et selles mõttes, et kui me vaatame siit joonist, siis siin on näha, et sinise joonega on näidatud piire, siin ta lõpeb, siin teda ei ole üldse, siin on jälle allaminekul, siin, kus on järsem nõlva koht, siin on piire, siin pool, kus on viadukti pool, nõlv tuleb siia poole vastu, siis seal pool piiret jälle ei ole, et ühesõnaga on seda piiret pandud ikkagi nii palju vähe kui võimalik ja samas nii palju kui vaja. Okei. Kelgumägi, sa mainisid seda, et see on Nõmme, ütleme sealse piirkonna laste üks väheseid kelgumägesid, mis ei kattu suusatajatega, et mis sellest saab? Jah, paraku selle koha pealt tänasel kujul seda enam kasutada ei saaks. Küsin ühe küsimuse veel, kas oli ka mingi versioon, et see kergliiklustee allatulek teha teisele poole, mitte siis ütleme siis sinna ladude poole, vaid siis üle selle kergliiklustee, ehk siis siit vaadates paremale alla nurka? Just sinna, jah? Siia, jah. Jah, selles mõttes me kaalusime neid erinevaid variante samamoodi läbi ja vaatasime neid kaldeid ja asju, kust on võimalik kuidagi ühendused tagada ja samamoodi arvestades seda Kanarviku tänavat, siis on see siin tundub nagu selles mõttes kõige mõistlikum koht nii tehniliselt kui siis ka tegelikult. Et need on läbi analüüsitud see pool, kõik need 4 sektorit nii-öelda, mis kus on, et on erinevad variandid läbi proovitud. Okei, aitäh. Kuna mikker sai minu kätte, siis ma loodan, et ma midagi nüüd ära ei riku, eks ole, et ma lihtsalt küsin, et filosofeerin, aga kui me vaatame seda kergliiklusteed, kas see tuleb eri tasandile ka, see kollane ala, või see on sõiduteega samal tasandil? Kollane ala on ikkagi sõiduteest eraldatud ärekiviga. Okei, ikkagi niiviid. Mul lihtsalt oli korra käis see mõte, et kas teoreetiliselt oleks võimalik ka see lahendus sellisena, kus siis selle hetkeni, kui ei ole Kalda tänava ristmik lahendatud valgusfooriga ära, siis mitte seda kergliiklusteed sellises mahus välja ehitada, aga ise küsin, ise vastan, et see tundub natuke keeruline, et lihtsalt, kuna ma sanon, et sama see ummiku teema, eks ole on, ja see ummik võiks seal, see valgusfooriga ristmik võiks seal nagu leevendust anda, vähemalt nii mulle mulje jäi vähemalt praegu, et kas siis seni, kuni seda ei ole, võiks kaaluda mingit alternatiivi selle kergliiklustee arvelt, kuivõrd tõepoolest Kadaka puiesteed nagu ütleme nii, et siuke 2 ratast kõrvuti sinna kergliiklustee peale kindlasti ei tule, eks ole, et seal lihtsalt polegi seda kohta. Aga see on lihtsalt nii-öelda visatud õhku küsimusena. Eks seda etapiti ehitamist on siin on pigem keeruline teha, sest et kogu see ristlõike sõltub ka rajatise osas, nii-öelda viadukti osas, et ei saa päris teha nii, et täna teeme viadukti sellise laiusele, nagu ta võiks olla 2 või 4 sõiduautole ja siis hiljem teeme ta kuidagi kitsamaks või laiemaks, nii nagu vaja. Et kuna nende viadukti ja Kalda tänava ristmiku ja kõigi selle vaheline ala on nii palju lühike, siis paratamatult igasugune nihutus horisontaalsuunas mõjutab kogu lahendust päris pikalt, et ma ei saa ikkagi aru, see lilla ala, seal on Lauri võib-olla oskab kommenteerida, et mis sinna peaks nagu tulema, et ma vaatan, et seal on nagu suudetud seda jalgrattatee osa nagu päris kõvasti kokku tõmmata, ehk siis selle arvelt on tehtud parempöörde koht, on ju, aga seal siis vasakul pool, kus on allapööre Kalda tänavale, siis seal seda tehtud ei ole, et siin on see teema, et siin täna, kui me lähemalt seda natukene vaatame, siis tegelikult
tegelikult me oleme siin juba tänasest teekoridorist kaugemal, me oleme siit piiridest väljas, me oleme siin Nõlva peal ja täna on siin see parempöörderada on olemas, selle kõrvale on siis ette nähtud siin kergliikluste osa, mis läheb olemasoleva haljastuse peale osaliselt. Siin Kalda tänava ristmikul meil lõpeb vahetult selle koha peal, kus meil siin see ülekäigurada on. Siin on täna kõrge suur müratõkkesein. Et selles mõttes ei ole, teatud asjad panevad lihtsalt piirid ette, et kust kaugemale minna ei saa. Sa mainisid seda müratõket, ma küsin siis nende Kadakapuieste, ütleme siis nende müratõkke taga elavate inimeste nimel, et kas selle müratõkkega on seoses selle vedukti ehitamise plaanis, kas seda on plaanis ka värskendada, on seda plaanis kuidagi pikendada, sest et ta on täna ikkagi, ütleme täpselt see, kus see allapöörde koht on, siis sealt circa 10-15 meetrit enne see müratõkke lõpeb, et elanikud palusid küsida, et kas seda tõket on plaanis sealt pikendada? Praeguse projekti seisu järgi ei ole. Ma siin võib-olla ka kommenteerin, et tegelikult kui me räägime mürast kui probleemist, mis meil linnas on teatavasti olemas paljudes kohtades, siis müra põhiallikaks on teatavasti liiklus. Ja see asjaolu, et lõppkokkuvõttes sellel sillal peale rekonstrueerimist tuleb igal juhul liiklejatel, autoga liiklejatel valida väiksem kiirus, kuna juba sõiduruum läheb visuaalselt ka kitsamaks. Siis see tegelikult on oluliselt tõhusam müra vähendamise faktor kui nende samate müratõkke seinte rajamine, nii et ma arvan, et seda abinõud praegune projekt igal juhul teenib, aga ma võib-olla siin ka mainin, et need samad mõtted, mis on kõlanud nii teie suust, kui ka mida on teinud ka linnaosavanem, et küllap me neid ka edaspidi projekteerimise raames kaalume, kas nende alusel võib täiesti niimoodi seda projekti muuta, et seda vasakpööret tagasi tuua. See tundub pigem kahtlane, aga selle koosoleku eesmärgiks ongi need valukohad välja tuua, selleks, et me saaksime veel kord neid vajadusel kaaluda. Jah, et tahan nii palju öelda, et kui me nüüd räägime sellest müratõkkest ja siis kiiruse vähendamisest, siis see on tegelikult pool rehkendust. Sellepärast, et kui me projekteerime sinna valgusfoori, siis autod jäävad seisma, nad eritavad heitgaase rohkem, siis nad kiirendavad, annavad jälle heitgaase ja tegelikult müra sellega hoopis tõuseb. Et me saame aru, et kui autod tahavad liikuda, müra on paratamatus, aga sellisel juhul ma ise ei ela küll seal selle müratõkke seina taga, aga päris lähedal. Ma leian, et siis oleks mõistlik ikkagi kaaluda selle müratõkke seina pikendamist. Arutame need asjad läbi ja vaatame, mis seal nagu selles mõttes teha annab ja kuidas ja kui palju kogu seda lahendust mõjutab, et kas meil on kohalolijatel veel mõni märkus, tähelepanek? Kui ei, siis see on, mis on tähtaeg ja siis ma lisaks siia omalt poolt sellise provokatiivse küsimuse ka veel teise poole, et üks on tänane tähtaeg, eks ole, aga ma saan aru, et ehitushanget ei ole veel tegema hakatud, et kas on ka mingi võimalus, et sealt tuleb maakeeli öeldus selline kirves, et me oleme sunnitud seda kuidagi ümber mõtlema või edasi lükkama või tegelikult tänane olukord ei kannata seda edasi lükkamist? Ehitushindade koha pealt ei julge mina küll öelda, et kas see tuleb kirves või mitte, pigem jah, aga et see, et kas seda nüüd edasi lükata või mitte, siis see ikkagi sõltub juba, see ei sõltu enam projekteerijast, et seda oskavad teised inimesed paremini võib-olla kommenteerida. Tähtaja mõttes on asi niimoodi, et siin
juuni alguses on plaanis see põhiprojekti osa ikkagi ehitusloa taotlusesse anda ja siis vaatame, mis märkused, täpsustused, mõtted tekivad üldse kõikide ametite poolt üle ja siis tegeletakse nende jooksvalt nende märkustega ja meie projekt lõpeb siis, kui on ehitusluba väljastatud. Et jah, tulebki võib-olla täpsustada, et see, mida me näeme praegu meie ees on eskiis ja meie idee oligi teie ette tulla just eskiisiga, mitte valmis projektiga, kui veel saab igasuguseid muudatusi teha lisaks katendi värvidele ja nii edasi. Mis puudutab seda kirvest, siis me teame tänaseks, et osad riigihanked, mis on läbi viidud nii linna poolt kui ka erinevate riigiametite poolt, on läinud kallimaks 20% kuni vähemalt 50%. Meil just esmaspäeval oli ühe hanke tähtaeg ja üks hanke sai ka välja kuulutatud. Võib-olla olete kuulnud Jõe Pronksi tänavate rekonstrueerimine, Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine. Tõenäoliselt kevade lõpuks linnal on käes indikatsioon, kuhu poole on see Ukraina sõda turgu nihutanud, mis on need hinnamuutused võrreldes eelnevate hinnangutega, millega me saame arvestada. Nii et ma isegi ütleks, et teil on hästi läinud, et see projekt ei ole praegu valmis ja ei pea praegu hankesse minema, et suure tõenäosusega selleks ajaks, kui see hankesse juba ka läheb, meil on juba olemas mingi indikatsioon, kui palju on hinnad muutunud ja selleks ajaks ilmselt on linnal ka korrigeeritud nii lisaeelarvega, selle aasta eelarve kui ka eelarvestrateegia. Ma kindlasti aiman, et isegi kui Nõmme linnaosavanem seda küsimust ei küsi, siis see peaks tal nagu peas olema, et mis siis juhtub, kui liiga kalliks läheb. Et kas siis linn paneb seda projekti sahtlisse ja unustab ära? Vastus on tegelikult ei, sest siin nagu on näha, on projekteerijale juba hakatud raha nagu vaikselt maksma ja ei ole meie eesmärk maksta seda raha nagu tühja. Seega, kui me näeme, et näiteks sellel aastal need hinnad tõesti lakke hüppavad, siis lihtsalt tuleme hankesse uuesti ja uuesti ja uuesti kuni järgmise aastani välja, kuni tekib võimalus mõistliku hinna eest seda asja ära välja ehitada. Nii et ma arvan, et ei ole küsimust, kas me seda teeme, on küsimus, kas me alustame ehitusega sellel aastal või järgmisel juhul järgmisel. Väga hea, aitäh. Kui meil siin rohkem küsimusi ei ole, siis meil on meili teel tulnud mõned küsimused veel, et kui lubatakse, siis ma ikka küsin selle ära, et üks küsimus puudutas sadevett, ja oli ettepanek, et vähemalt kergteelt tuleva sadevee peaks või võiks immutada siis haljas alal, mitte suunama sadevee kanalisatsiooni. Kas Indrek tahad sa seda kuidagi kommenteerida? Seda võiks kommenteerida nii palju, et me täna oleme ikkagi üsna selle laia kergliiklustee koridoriga üsna olemasoleva kinnistu piiride lähedal ja täna on meil planeeris siis kergliikluste vesi ikkagi suunata sõidude poole, kus siis on projekteeritud restkaevud, et mitte siis suunata kergliiklusteelt tulevat vett erakinnistutele. Väga hea, aitäh. Ja teine küsimus puudutas siis viaduktist Tihniku tänav 1 poole. Seal suunal on üks trepp, mis likvideeritakse. Et seda ala kasutavad siis aktiivselt noored trikiratturid ja oli küsimus, et kas oleks võimalik ka nende vajadustega arvestada. Ma saan aru, et küsimus selles, et kuidas üles tagasi saada. Küsimus jäi austusest lõpuni täpsustamata, nii aga sellisena ta esitati, nii et kuidas iganes sa tunned, et sa vastata tahaksid? Ma eeldan, et selle küsimuse eesmärk oli see, et kas seda treppi võidakse seal säilitada või teha siis nii-öelda uus trepp sinna. Et tegelikult jah, me oleme täna siin ette näinud selle trepi likvideerimise, kuna see tegemist on ikkagi hooldustrepiga,
mida varasemalt oli viadukti jaoks vaja, täna on siin all ilusti kergliikluste olemas, kus pääseb viadukti hooldama, et selles mõttes seda vaja ei ole. Kindlasti selles mõttes kaalume need variandid jälle läbi, et kellele mida on vaja, sest et see trepi likvideerimise küsimus on meil projektmeeskonnas arutelus olnud ka korduvalt selles, et täna on ta näidatud likvideeritamana, samas on ta tema seisukord on lihtsalt selline, et ei ole nagu väga kasutatav, et peale trikiraturite tõesti. Ma täpsustan, ma siit ei loe praegu sellest skeemist välja, ei ole enam see nägemine nii hea. Kas see tehniline riba seal jääb, nii nagu ta praegu on? Nii-öelda sellest kergliiklustest teisel pool? Ja, selle hoolduse jaoks. Rajatise osas, jah, kuna tegemist on praegu eskiisiga, siis rajatisele tulevad ikkagi vajalikud laiused hoolduseks ja selleks, milleks neid vaja kasutada on. Ja, lihtsalt kui see tehniline riba, mis võimaldab vajadusel ligipääsu teisele poole, seda viadukti jääb, me võiksime teoreetiliselt kaaluda ju see, et sellele tehnilise ribale on olemas ka ligipääs mööda seda treppi, muidugi mitte, et kellelgi oleks arvamus, et inimesed peaksid selle trepi kaudu liikuma, aga kui on olemas mõned trikiraaturid või trepiraaturid, igatahes ma arvan, et kaalume seda küsimust edasise projekteerimise käigus korra veel. Jah, selles mõttes, et selle trepi osa asja võib sealt kaaluda, et samas ei taha ka liiklejaid suunatagi niimoodi, et trepist üles ja sul on põrkepiire ees ja kuhugi minna ei ole, et siis hakatakse ukerdama üle põrkepiirde teisele poole, kus on laiem kergliiklustee, et see on niisugune pigem liiklusohtlik tegevus. Seda, et trikiraaturitel on oluline tegelikult see kalle ka seal, et kui te selle kalde ja viadukti toote nagu kõvasti allapoole, siis neil võib-olla pole selle... Siis pole huvitav. No see tõesti on hea märkus ka, et kui on juba trepp olema, siis on meil on tegelikult mitu sellist silda Tallinnas, kus inimesed ütlevad, et miks siin on nii kitsas kõnnitee ja tihti siis kolleegid vastavad, et aga see ei ole kõnnitee, see on niisugune hooldusriba, kus tegelikult jalakäijad nagu olema ei peaks. See alati ei ole minu arvates õige vastus, kuna kui inimestel on mugav kõndida, siis järelikult sinna tuleb kõnniteed projekteerida, siis siin on selge, nagu projekteerija juba selgitas, miks on kogu see kergliiklus lahendatud nagu nii-öelda lõunapoolses, selle skeemi lõunapoolses osas. Tõesti, kui see trepp sinna jääb, siis jalakäijatel võib ekslikult tekkida mulli, et me suuname neid selle hooldusriba peale ja pärast meie käest hakatakse küsima, et jumal küll, miks te siia kõnniteed ei rajanud? Ja, ma küsin igaks üks veel, kas on kellelgi tekkinud mõni küsimus veel? Kui ei, siis ma hakkaks vaikselt otsi kokku tõmbama ja kas ma sain õigesti aru, et meil on nii-öelda laias plaanis kaks sellist nii-öelda tõsisemat murekohta siin esile kerkinud. Üks on siis see nii-öelda Pärnu poolt tulles vasakpööre Kalda tänavale, mida tasuks siis nii-öelda ära märkida veel ja võib-olla ma nüüd natukene teen liiga, aga et ikkagi see Kelgumägi ka, et kuna see tuli ka meil eraldi, saadeti veel selle kohta kiri ka, et siis et juhul kui seal peaks olema võimalik seda kuidagi säilitada, siis kutsuks üles korra seda vähemalt mõtet kaaluma. Meil on tõsi tulnud veel mõned ettepanekud, aga need tegelikult ei keskendu nii väga sellele viaduktile, et siin on lihtsalt teistele ka teadmiseks, et tuli ettepanek siis, et Kadaka puiesteel üleüldse võiks kiirusepiirang olla 30 km tunnis, et väheneks müra ja liiklusohutus tõuseks, aga õnneks või kahjuks see jääb nii-öelda tänasest projekti raamist natukene välja, nii nagu ka siis ülekäigurajad, et seal on välja toodud tänased ülekäigurajad on maru kaugel, et jällegi, et see projekti maht ei kata nagu neid alasid. Aga kas siin laua taga veel olijatel kellelgi on veel midagi lõppsõnast ka öelda, siis kui ei, siis mina väga tänan teid ja nagu jutuks juba oli, et tegemist on siis eskiisi aruteluga, ehk siis, et kõik ei ole veel ilmtingimata lukus, et
loodame, et äkki tuleb see hea mõte, kuidas lahendada siis ka see kaldatänavale pööramise küsimus ära. Projekteerija pealt võib-olla lisaks veel samamoodi, et selle kaldatänava ristmiku osas vaatame selle asja kindlasti üle ja katsume ka täpsemini paika panna siis selle foori ristmiku võimaliku lahenduse või mõjud, et hinnata neid asju koos ja neid aegasid koos, et saaks mõistlikult selle asja ära lahendatud. Aga omalt poolt tänan ka kõiki küsimusi ja kindlasti selles mõttes, loodetavasti ei ole need viimased joonised, mis te näete. Aga aitäh teile!